No üks koht jällegi on Tallinnas korda tehtud ja nii nagu siin näha inimeste poolt, turistide poolt väga hästi omaks võetud, et loomulikult kutsun ka kõiki tallinlasi seda paika külastama, sest tegemist on ajaloolise kohaga Toompeal ja selle ajaloo vaimus on ta ka korda tehtud. Ja kui tõesti siin praegu ringi vaadata, siis näha on, et turistid on selle väga omaks võtnud ja võib öelda, et Toompea on ühe vaateplatvormi endale juurde saanud. No nii nagu paavsti visiidi motogi on, et vaadakem südametesse ja ärgakem, et paavsti missioon kindlasti on suuresti rahu kuulutav missioon ja ma arvan, et täpselt nii tuleb ka seda võtta. No me teame, et see paavsti puhul on tegemist reformimeelse paavstiga, kes tahab kirikut tuua rohkem kaasaega. Ja selles suunas on ta ka liikunud. Ta või püüab reformida kirikut seestpoolt. Nii et ma arvan, et need ongi need suunad, kus ta liigub. Mul on hea meel tõepoolest, et Tallinna linn võttis selle initsiatiivi ja piiskopi aia korda tegi. Ja see on väga huvitav. Siia võib tulla avastama mitte ainult ilusat muruplatsi ja kauneid puid või vaateplatvormilt avanevat vaadet, vaid siin on ka huvitavad numbrid tõepoolest siin selle sillutise sees, et me leiame siit 14 Rooma numbrit ja need tähistavad suurel reedel Jeesuse risti teekonda, ehk siis kiriklik tava on sel päeval meenutada Jeesuse teekonda ristile ja iga siis numbri juures teha peatus, lugeda üks kirjakoht piiblist ja ka palvetada, et meenutada seda Jeesuse teekonda inimkonna eest ristile. Ja need märgid on siin selle aia sillutises olemas, loomulikult reformatsiooni õunapuu ehk siis 500 õunapuu, mis eelmisel aastal 2017 sai siia koos linnapea Taavi Aasaga istutatud ja lisaks sellele veel ka arheoloogilised leiud, kaev, on siin võimalik vett juua ja inimestel, kes on Toompeal üles rühkinud, ka turistidel või teistel külalistel on võimalik siin puhata, et see on suurepärane puhkeala. Paavst Franciscus on juhtinud kogu aeg tähelepanu tõrjututele, marginaliseeritutele, neile, kes on jäänud tahaplaanile, vaestele. Ja ma arvan, et paavsti sõnum Tallinnas saab olema samuti seotud siis selliste teemadega. Ise küsimus on, et kas tal on ka sõnum konkreetselt Eesti rahvale, Eesti elanikkonnale. Ma usun, et on ja see võib olla seotud ikkagi meie keerulise ja raske ajalooga. Aga kui nüüd mõelda, et mis on selline üldine sõnum või tähendus, paavsti visiidi tähendus, siis ma arvan, et kõige olulisem on see, et ka Eesti, mis on suhteliselt kirikukauge ühiskond või inimesed, kes ei ole ennast kirikuteemadega väga kurssi saanud viia, nad saavad vähemalt mingi aeg pöörata sellele tähelepanu. Ehk siis paavst, kes on mitte ainult riigipea, vaid ka kirikupea, aitab juhtida tähelepanu ehk kirikuga seotud teemadele, aga üleüldse panna ehk inimesi mõtlema pisut ajatutemate küsimuste peale kui lihtsalt oma igapäevaelu.